No nii, tere tulemast meile siis Kuulbeti Eesti talvistele Maardusse seekord aastanumbriga 2024. Mina olen Heiki Voosalu, võib-olla natukene tuttavam sealt kaamera tagant, sealt korvi juurest ja minuga siin täna rääkimas Aimo Kimmel. Ja, tere õhtust. Kohe hüppamegi meie liiderpooli juurde, kes siis siin viimasel päeval ette on saanud. Härra Hannes Kurn, -22, teise päeva tulemus väga julm. Ja siin kohe Andres Kukka, selline natukene, ütleme, ei taha kohe öelda ka Cinderella story, et nagu päris hästi on meil siin Maardus mänginud viimaste tulemustega ja kohe ka liiderpoolis siin finaalpäeval. Ja Roland Kõur pole väga selline, noh, mitte tuttav, ütleme, finaalpuuliga pidevalt sinna satub ja sama ka võiks öelda selle mehe kohta. Risto Raik, -14. Pikalt väga maas ei ole, kuid Hannesest, noh, ikka seal mõningad visked. Noh, küll ta pingutab ja kätte saab. Aga hakkame vaikselt siis minema. Maardu esimene rada, parridega 3 ja pikkust 82 meetrit. Ütleme nii, et safe play või smart play oleks eest käega rahulikult poole peale, siis korvi alla lähenemine ja tõsta sisse 3. Aga saab ka tagant käega proovida väikest kangemat ja siis uuesti tagasi tulemat. Aga kuulame ära, mis räägitakse. Rääkimas siis KDD MPO, viimane puul. Ralf Aagov. Palun esimesena tiialale Hannes Kurn. No nii, Hannes kohe saab näidata meile mõningaid liine siin, mis, noh, vot, siin on kohe selline huvitav liin kohe siin võtta, vaatame ära. Ilus roosa ketas ja siraki. Ja proovib selle tuulega natukene mängida, et lasida sinna üles õhku ja äkki siis tuul lükkab ära. Palun teisena tiialale Andres Kukka. Väike roll ka sinna juurde ja ilusti 4 meetri peale, mis siin pole midagi öeldagi. Andres läheb nüüd siis seda turvalistamat teed, et rahulikult eest käega minema. Siin ei ole puid. Kolmandana palun tiialale Roland Kõur. Ilusti sinna eest käe maandumiskohta, kuhu siin tahavadki kõik niimoodi safe play'ga minna. Roland proovib järgi visata siis. Ja sinna sammada maandus ka. Ja selle puuli lõpetab Risto Raik. Ja Raik ja võtab juba käega sama liini ette. Eks ta ole jah, nagu ma ütlesin, et see on teie turvaline minek, et siit parriga ära minna on kõik väga hästi juba. Tublit. No võt, Ralf on rääkinud. Jah. No ei teagi, kas sealt nüüd, nojah, ega väga midagi üritada ei ole siit. Vaatame, mõned puud on ka ees. Eks ikka nagu proovima pead, nagu öeldakse, aga... Ja, samas esimese rajaga veel väga palju kohe nagu ära ei tahaks anda ja ega siin väga midagi rünnata, aga ka ei ole, et võib-olla isegi tark otsus, et esimene rada vaikselt üle elada ja siis edaspidi hakata katsetama, et kus on need ründamise kohad. Seda küll. Käed soojaks. No. Ikka tuleb siuke rahulik. Oi. Tuleb välja, et ikka mingid puid on. Mõni puu ikka on tal seal, jah. Siit oli juba poisi näost näha, et läheb alla viskama ja võtab parri ära, läheb edasi. Ei midagi keerulist. Ja Hannes on saanud siia päris hea viske. Mis see võttis, okei. Ja, Roland saab veel. Selline viisakus, et kui ketas jääb ette, et siis pane markeri maha, et teine saab rahulikult oma markerid panna. No võt. Käed jälle soojaks, tundub siuke talvine rutiin. Pämm. Tehtud.
ja siit on meil siis nüüd esimene ainukene Pirku meil terendamas. Võtame, kas tuleb ära ka. Ja nii on. Hästi. Ilma poolest on ka selline mõnusalt soe talveilm, ütleks niimoodi. Siin tuult natukene oli, aga pigem irooniliselt oli nagu külmem tuul soendusalal, ütleb niimoodi. No, ütleme nii, et ma olin seal ka need 2 päeva eelnevad kohal, et see oli parim päev üldse. Ja seda on küll. Eelmisel päeval paduvihm ja muud pussnoad. Ja rada number 2, siis jälle par 3, 95 meetrit. Ütleme nii, et saab mõlema käega väga edukalt mängida, nii eestkäega kui ka tagantkäega, et saame näha, mis meie liiderpool siin valib, kumbad teed pidi siin. Vägevalt on siia sellised ripsmeid ette kasvatatud siia korvil, et ikka nii lihtne asi ei oleks. Ja ega ta ei tohi olla väga lihtne. Ja. Alles tundub, et läheb eest käe peale. Ja. Selliste kätega poisile sükene lähenemise ise. Ja, kindlasti. Ja noh, mis siin tundub, et on jälle ilusti pargitud, et väga hull olla. Nii, Andres läheb ka eest käega. Ai, nüüd sai vist natuke tuule alla siina nurga peale. Tundub et liiga flat oli ja tuul kohe hakkas lükkama, et siin see tuul on paremalt vasakule ja selle kiusab kohe ära sind. Nii. Alan läheb siis tagantkäega. Tagantkäe jooks ma vaatasin, on siia üks posti istutatud ka ilusti sinna, aga tea palju ta mängu tuleb siin sihikule. Pigem ei tule. Jah, see on ikka seal keskel. No näed. Oi. Ei jääd palju puudu. Siin nagu tarukallule, nagu siin jälle öeldakse. Oleks ka ilus olnud saada lindi peal, eks. Oled juba pika filmimise käigus ära õppinud mõningad väljendid tarukallale. Ja siin tuleb jätta kõrva taha mõningad fraasid. See tundub ka selline päris... Ja kukub ilusti ehk. Väike skip ka juurde ja natukene libiseme. Ilusti mängib selle talve pinnase pealt, et natukene kaugemalt skipi pealt lähemale, et väga targalt mängitud. Ja Andres on ka õige otsus. Jah, palju jääd seal korvi all, ei ole mõtet sellel sahmima minna mitme putiga. Uppati. No loeb ära. Sees on sees. Ilusad pirkut kolisevad siin. Mis meil siin siis terendab? 3 pirkut ja üks tuleb par siis, jah? Jah, nii näitab. Tuleb nii välja. Sükse kiirema sirge putiga. Ketta taha ja sisse ära. Pole mõtet siin ei jätada. Just, täpselt. Rada 3, par 3, 114 meetrit. Vasakul on meil siin üks Mando, et sunnime mängima paremalt poolt auku. Ja jällegi nende poiste jaoks ei tohiks olla väga üle mõistuse raske, et õige nurgal ketas lendu. Siin on ka näha selles suhtes, et droonilennud olid tehtud nüüd 4 päeval ennem neid suuremaid vihmasadusid. Ja tegelikult olud on siin kõvasti, ütleme, maapinnasemad. Et seda lund on ikka ja jääd on kõvasti vähem, kuigi ikkagi on. Annes saab esimesena teele panna siin ühe lennuki. Vähe sirgeks läks. Vähe sirgeks läks, jah. Et tuul mängis jälle kuidagi teistpidi vastu, et lükkas ketta liiga sirgeks ja sinna ta läks. Näpud soojaks. No nii, algus oli päris palju tõotav, et just hakkab hoidma, aga... Panige vähe suurema siukse kaldenurga sisse, et aga näed ikka tõmbas sirgeks ära. Vaatame, mis Kristo välja nuputab.
siin oli veel rohkem seda nurka ja nüüd see tundub päris hea olevat. Võttis väikest õppimist siin eelmistest visetest väike. Tõmbas nurga kangemaks veel. Vahest on hea olla kolmas viskaja. Jaa. Andres. Oi. No, jah. Ei teagi nüüd. Oleks ta sealt ilusti läbi saanud. Jällegi oleks-poleks, aga natuke kätte kinni ta jäi, tundub. Tundust kinni mõõd, jah. See läks ka liiga otse peale ja talvetingimustes päris kauge, ega see ei ole üldse lihtne. Näetab puttida ikka vägevalt seal, jah. Nii, üks metsamees skipis päris ilusti sinna kivide ja kändude vahele tal see ketas. Ega ta siin nüüd muud ei olnudki teha. Aga siin võrreldes siin osadega veel, siis parr ei ole mittegi halb. Ei, kindlasti mitte. Ja tundub, ei läinud ka üldse üritamagi. Mõistlik taga on jää, et võta siit parr ära ja lähme edasi rahulikult. Andres ikka proovis. Rauva pihta läks, aga ei seekord. Nii, Kristo nüüd. Nii, Birdi. Tubli. Ainuke grupist tundub siin praegu. Paistab, et tõusis kohe teiseks ka, jah. Jah, siin taga käib päris hea rebimine nüüd siin. No mõned lähevad tahapoole veits, aga... Põnevad mängumaailmad leiad Kuulbetist. Kuulbett. Alati mängus. No nii, lähme edasi. Kord number 4, parr 3, 82 meetrit. Selline vajab nüüd siis väga kontrollitud ja täpset viset, et ega see fairway siin väga lai ei ole. Aga samas mängitav nii tagant kui ka eestkäega, et saame näha, mis need leaderpooli poisid siin välja nuputavad. No ja lennates mina nüüd mõtlesin küll, et kuidas see vise siin nüüd tehakse ikka päris... See toogleeg on üsna nagu varakult see, ütleme, kurv. Ja siis tuleb alles see sirge sinna otsa, et see on niisugune keeruline. Esimene eestkäsi läks natukene... Ja, sirgeks. Sirge, jah. Nii tuleb veel üks eestkäsi. Wow. Kaunistuseks natuke puu otsa üks ketas, aga väga ilusti fleeres kipp läbi metsa. Ja veel üks eestkäsi. Tundub, et eestkäsi on siin rajal ikkagi domineeriv. Hoppa, natuke seestkurvist ja ilusti sinna lume peale keerlema. Kaunis pilt. Ja. 5 meetrit ehk 6. Paistavad kõik, otsustasid eestkäega minna. See on süksed liinid eestkäega. Pisut madalamaks ja saaks olnud sees. Jah, siin eestkäsi tundub hea valik olevat esimestel poistel lihtsalt natukene touchi juurde ja siit väike parri flikk korvi alla. Nii on. Ega seal väga palju midagi muud teha ei olnudki. Tuleb see parr ära võtta ja minna jälle edasi lihtsalt. Korv on ees meil küll, kust võtta. Nii, seal puude vahelt on ilusti. Tuleb märkida ära ka seal korralikult. Täitsa putti võimalus. Jah. Ohoho. Siukene lahjemapoolne. Eks maapind seal tagant poolt vähega langes ka, et ei võtnud ka asjatud riske. Andis väikese... Hopsti! See on küll olnud. Vaat, selle vaatame natuke tagasi. See on ikka päris huvitav oli teine. Muidu ju hops ja keset
appa ja kettide alt sealt viskas nurga pealt välja. Paistab, et puudutas ennem seda alarauda sealt ja sealt sai väikese skipi ülespoole ja kohe välja ka. Lihtne parr. Ühe jala pealt. Nii pikal mehe allapoole putida ka päris keeruline. Nii, mis siit on tule? Põks! Olemas vägev. Tehtud. Polegi rohkem vaja. Ja ka tehtud. Nii, korv 5, jällegi par 3, 77 meetrit. Jällegi pigem eestkäed domineeriv, aga saab ka tegelikult tagantkäega üsna lihtsalt. Siin ma eeldan jälle, et tulevad kõik eestkäega. Saame näha. Jaa, siuke tagantkäe ülemine on 77 meetrit on siuke päris paras niimoodi ilusti siia nagu alla kinni, et eeskäega on seda skipi võimalust ikka kõvasti rohkem. Et ta sinna kuskile minema paneb, aga vaatame, mis poisid teevad. Andres juba hakkab kohe pihta just eestkäega. Pisut tundub, et natuke vist jäi pehmeks. Üllatas mind oma viskega, siuke ilus valge sinine ketas ka. Aga leidsid ta lõpuks üles, 10 peale ta jäi. Teeks hakkab väike närv sisse tulema või? Kuidagi juba selline, kuigi jah, eelmisel ajal võttis ilusti ära, aga meil läks veits nihu ja nüüd tundub ka, et natukene liiga pehmeks. Jah, siin võib-olla ei tasu karta seda suuremat kaart, nagu praegu Kristo näitab siin, jah. See maard on natukene selline rada, et igal pool on võimalik siis need avadraiviga putile peaaegu saada, et kui putt jookseb ka, et siis tuleb ka hea tulemus. Jah, Hannes on siin eelmistel ringidel näitanud, et saab küll kokku panna neid siin jutti. Paistab, et nüüd on jälle üks tulemus. Asukoha mõttes päris hea. No nii, nagu arvata oli. See on ka väga ilus. Hops. Näed, kui lumi võtab natuke kinni ka ja ongi juba tehtud. Siin on siuke 10 peal paras tester. Näid. Läks, venitas ennast ikka üle. Rimi pealt, aga näed kukkus sisse. Ei, väga hästi, väga hästi. Kõik, mis on sees. Kristo nüüd... Ei, see väike puuoksakene seal vist natukene. Üsna madalalt pidi ilmselt tulema, et ei seal niimoodi väga raskeks olukorda. Hannesel järjekordne. Linnuke kirjas. Linnuke kirjas jälle siin. See ka ülilihtne. Kristo siis tundub, et ainsana parr ja teised töötavad jälle rohelise numbri ja pusimist on küll 3 eest -16 läheb huvitavaks. Nii, korv 6, jälle parr 3, 95 meetrit seekord ja droon lendab üsna otse sinna, kus siis see korv on, mida mängitakse. Siin on ka korralikult nüüd kive ja kände siia ette pandud, et väga kuskile skipida ei saa, aga ütleme see korvi ees see nagu puudauk on üsna suke kindel, kuhu sa sisse pead saama. Tiiala juurest on nagu rohkem lähe. Lennu pealt tundub see suke mõnus suur ava, aga liiga lihtne ei ole. Jah. No nii, tundub, et ikkagi hakkab midagi juhtuma. See vise oli ka täitsa lõpuni viskamata, et... Jah, see tuli ikka väga vara käest välja. See Hannes just, no võt. On siuke lähenemine jälle ilusti. Keskmaa. Ilus lähenemine. Mis ta siin on? 4 meetrit maksimaalselt, veel vähem. Nii, see tundub... Siit vaadates päris hea. Jah, läks umbes sama asja tegema, aga nüüd natukene läks vähe sirgeks jälle. Nii, Kristo ilmselt eestkäega. See on huvitav valik nüüd. Ja samas, kui sul nagu
on siukene S ilusti olemas, aga näed, seekord ei keeranud välja. Kristal tegelikult on ju väga hea tagant käsi ka, et tema võiks selle putturiga rahulikult kohale lisata, aga no seekord siis selline valik. No võt nüüd, see jõudis nüüd sellisesse asendisse siin. Väga halb. Jah. Ja ega siin muud nii-öelda kaamera poolt ka teha ei olnud, kui oodata, kus see ketas välja tuleb ja sinna ta jõudiski ainult välja vise nii-öelda. Kristal siin vaatab vahepeal kädi otsa või? Jah. No tal on sükene ristme popp nii-öelda on päris hea, et sealt, eks see viske ikka sai panna ka korvil poole ilusti august välja. Ja Andres saab siin veel tagant poolt ka proovida. Ei, siiski mitte. Nii, Roland. Ka siuke 10+ äkki või midagi sellist seal. Ikka 10+. Jaa. See rada tahtis küll nüüd kähku läbi saada tal. Nii on. Jah, näed. Nii need numbrid tulevad. Sama kaugus, aga vähe teine number. Mis ta võtab siit kähku oma parri ära enam kui midagi muud juhtuma hakkab. Jah. Ronald siis võtab siis viimasena ka veel parri ära, rada läbi. Nii, rada 7, jällegi par 3, 82 meetrit, mis siin nüüd siis selle asja huvitavaks teeb, on see, et korv madalamal kui tiiala. Ja nagu näha on siis, ega see pinnas on seal ka selline riukalik. Ja, võt siin ei teagi, kuhu nüüd tahaks maanduda, kas siia mäe sisse otsapidi või siia platoo peale sinna ülesse. No pigem võtaks ikkagi selle mäe esimese tipu, ehk et mäe sisse tundub selline jällegi turvalisem asi. Ja. Tagant käega, nagu Hannes hakkab näitama, et võiks olla küll. Kas siin eelmisel või üleelmisel ringil siin see Kristole jäi see korv vähe ette vist? Ja. vähe paremini, ütleme nii, kui muidu. Et siis Soul One oli tal siin ühel ringil. Nii, aga vist tundub, et keeras pisut üle selle teema. Läks natukene liiga paremale ja ei saanud sinna mäeharja, pinkaharja kinni. Ja, seal kraavis. Ja Ronald läheb sinna sama kraavi järgi ilusti. Putitav on sealt küll iseenesest. Ja, kindlasti. No nii, Kristo jälle eest käe peale. Jälle huvitav, oi. Natukene liiga kitsalt. Vähe lahjema poolselt, jah, jälle seal kraavis teiste poistega koos. Tundub, et läheb putivõistluseks. Jah. Mis Andres välja võtab tagant käega justi. Perrik käes. Jah, oi. Ja jälle lahjaks. Ta nagu kuidagi kardab. Vise nagu tundub, et jääb poolikuks. On jah, kuidagi selline käsi tuleb vähe tagasi kuidagi viskelt. Vaatame. Kas on kaamera hirm sees või? Jaa. See ei ole meil kaamera ette muidu ennem jäänud küll, jah. Jah. Oh, jeerum, sukkasi ka veel. Aseke. Oi. Ei tahaks praegu olla tema nahas. Siit nüüd ei jäänud ka enam muud üle. Lihtsalt ennast kokku võtta ja hakata uuesti just otsast pihta selle ringiga. No nii. Lati alla. Pole probleemi. Kuskilt internetivideodest oli tal selle eelmised ringid umbes sama asja teinud. Ossan nuga. Lendav taldrik, ette vaatust. See oli küll Hannes praegu ei olnud, kes seda tegi, et see oli keegi teine. Näed, alt küll. Mis tal oli ka see asend, oli seal kuuse all, ei olnud kõige mugavam, aga just olemas. Nüüd Hannesel on surmapõtt, et paneb mööda, siis on teise poole all jälle uuesti. Aga vast ei pane. No ei pane. Siuke putt on nagu vähe putim juba. Joo. Esimene oli väike valearvestus. Lennutas sinna ülespoole vaikselt seda ketast. Mängis poistega. Ja. Catchi. No nii, rada 8, par 4, 173 meetrit.
et siin nüüd siis natukene maadan otse minemist, siis hakkab hoidma paremale. Kaamera pani ka vähe kiirust juurde. Et üks raskemaid kindlasti, sest et avavised võiks olla kuskil siin, et oleks lihtne mängida. Kui natukene lühem või natukene pikem, siis juba läheb vähe raskemaks. See jää siin, ehk et veekogu on OB ja teisel pool siis on nagu ta on. Väga suur ala pole, aga Kas siit avadraiviga kannatab nagu tagantkäe sinna, ütleme, vasakule poole ka panna? On sealt mingit koridori minna, et meil droon läksid nüüd paremalt nii-öelda, aga... Ja tagapool on ka, tagapool on natukene kitsam fairway tegelikult olemas täiesti, kuhu praegu ilmselt ka Roland üritas jõuda, aga tundub, et teil jäi vist pisut lühikeseks. Võimalik, jah. Kaamera oli enam-vähem selles õiges kohas. Kristo läheb nüüd eestkäega üritama. Mis väga siin hiilid tundus, et läks vähe kuidagi seest, aga ideaalne põhimõtteliselt. Ideaalne vise, jah, see on enam paremini. Maksimaalne kaugus võtta sinna ilusti piiri äärde. Nii läks vist üle. Sai kohe kuu ka, jah. Igasuguseid trikke, jah, see läks natukene vähe kalduma keset teed. No nii, pisut madalam kui Kristoliin, aga tundub suht sarnane. Ja väga ilusti nüüd tõmbab natukene seda eelmiste radade, ma ei teagi siis mida, vähe rohkem kokku. Et see oli juba täitsa tummine vise. Nüüd Hannesel, jah, kuna ta on seal omadega nii kinni, siis tal tuleb mängida jällegi teha tarka mängu. Väike leiab sinna augu peale ja leppida siit parriga. Ja siit ei kannata midagi kuskile muud küll väänata välja küll. Targalt mängitud, et ega siin väga midagi muud pole teha. No nii, Rolandil ongi pisut on lühik. Jah, teps jäi puudu sükene linnu noka täis sellest, täpselt sellest fairwayst, nii et ta seal raalibki mida teha. Aga läheb... Üritab ka teha leiapi peale välja. Oi-oi, ja... pisut liiga palju ja libises alla ära veekogu peale, jah, et kahjuks on see OB. Sükene väga nigel välja tuleks sellest, et samas ei läinud proovima ja samas tuleb veel OB ka juurde, et jah, talve sükene libisemise mõnu tuli praegu. Umbes samast kohast, kus Andres praegu oli pisut tagant poolt. Esimesel päeval üks MP50 vend vajutas tops ära, võttis lihtsa iigli. Vat siis? Ja, et sai sealt alaraua pealt pisikese nii-öelda skipi, aga seal korvi lähedal on kohe üks pisikene tammevitsakene. Mõned kümned sentimeetrid korvist eemal ja läks vastu seda vitsa ja sealt ei sisse. See sama. Ei ole nii. Plõmm sisse. Väikest abidega, aga päris hea. Õnnestus seda laivis näha, et täitsa väga huvitav oli. Nii, Kristo nüüd siin... Väga magusas kohas, natukene siin jääb veel puttida, aga... Ei tohiks olla väga raske. See sama oksel. Nii, Roland peab tegema väikse lähenemise siit. Eest käsi ja... Oi. See on safe või OB? See on nüüd meil OB. Oi pahandus. Et see on nüüd, jah, see rada on täielik arhillusega õlustal siin praegu. Numbrid järjest kasvavad iga viskega. Ja. Tulnud see ka, et... Ja. Nii onnes. Opa, kõik siin jätsid natuke puttida endale. Siuke mõnusad kaugused. Annes paneb ära ilusti. Ja Andres. Hopsti.
harkputiga. Kõik käes ilusti. Küllaltki raskel ajal sükene on päris mõnus võtta. Joo, ei muidugi. Peale 2 punast võtta nüüd üks roheline number on väga... Oi. Jah. Ka sama väike hirm võib-olla, et maapind hakkas tagant langema ja sealt lihtne sinna vette ka visata või veekogu peale, et... Ja lund ja jääd on korralikult seal taga. Tripla bugi. Ots äkki minu ketas. Ei olnud. Nii, korv 9, par 3, 77 meetrit. Ka selline jälle mängitav tegelikult mõlemi käega. Aga mul tundub, ma eeldan, et siin näeme rohkem eestkäiviskeid kui tagantkäiviskeid. Jah, kõik eelmised rajad on seda meile näidanud, et ei taha nad seda tagakäiketast võtta kätte. Ja siia alla ilusti pehme lume sisse maanduda mõnus. Peaks kinni võtma ilusti ka. Võiks olla, kui natukene lihtsamad jälle. Ja hakkame peale. Esimene eeskäisi kohe tuleb. Vaatame, kuidas õnnestub. Seal on jah isegi sinna puude vahel ilusti siuke väike sihik pandud, kuhu vaadata, kuhu visata ja see ketas juba kukub ise korvi poole. Vaja on täpselt kätt. Käsi, juba parem. Talvel võikski kõik siuksed punased kettad olla. Sinu vaatan on jah, täpselt nii. Ja ega Andres oma ei olnud näha küll väga. No mis arvi Andres viskab? Ka mingi eledam jälle. Eledam, jah. Pisut liiga peale. Pisut liiga otsa. No sellised asjad tulevad. Hops ja hops. Kasutame ikka ilusti kõik ära, mis meil antud on. Jah, korvi alla. Isegi kui läheb valesti, siis ei lähe väga valesti. Ja tuleb ka siit eest käsi, jah. No see on... Sisekurvist. Aga opa. Pisut skipi liiga palju, aga... Mäe otsa. Jah. No nii. Jaa. Kristal antakse siin. Pisut forsseeris vist üle. Esimene võimalus visata, aga ei läinud, jah. Et üks peab putima üles poole, teine peab putima alla poole ja... Ja ei. Ka ketist välja. Siin rääkisime ilusti, kui lihtne rada jäidagi katte pidi ja aga siin tundub, et paripoolne värk eespool. No nii. Pirgu moodi värk tagapool. Andres sai nüüd teise rohelise ja järjest 2 punasele vastukaaluks, et selles mõttes just nullis. Jah. Andres võtab järjekordse Pirku ja Kristost 10 viskega ees. Tundub, et olen nagu turvaline edu. Jah, siin nüüd viimase 9 ajaga veel midagi. No annab tulla. Annes peab natuke, ma arvan, vastu tulema, ütleme niimoodi. Vastu vähe liikuma. Ja. Aga esimene 9 vaadatud. Pärast väikest pausi siis võtame teise 9, tagumise 9, kus on siis midagi väga palju raskemaks ei lähe, aga ega ta väga palju kergemaks ka ei lähe. Siin jah, mingi üks rada vist on nüüd üle 100 ka veel siia otsa, aga selline mõnus keerutamine puude vahel. Näeme varsti.